Tere kaunist hommikut. Päev 8. Küllus ja puhta potentsiaali seadus. Tere kõigile. Tšau. Asume kohe asja kallale. Ülesanded 8. päevaks. Leia vähemalt 5 kviitungit, kassatšekki, piletit või arvet oma hiljutiste väljaminekute kohta, mis on kinnituseks sellest, et oled endasse investeerinud. Kirjuta igale arvele kõik, mida ma olen endasse investeerinud, saab 7-kordselt tasutud. Tegu võib olla ükskõik milliste kviitungitega, kassatšekkidega, piletite või arvetega, supermarket, restoran, juuksur, auto, ühistransport, teater, kino, raamatupood, aiandus, kauplus, lemmikloom, tervis, trenn, reismine, koolitus, pediküür, manikur, whatever. Nagu ikka. Ma lihtsalt ei anna siin ülesandeid teile, vaid ma tõesti ise teen ka neid. Ja igasugused huvitavad asjad juhtuvad. Nii. Nüüdsest alates kirjuta see lause. Kõik, mida ma olen endasse investeerinud, saab 7-kordselt tasutud. Igale tšekile, kviitungile, arvele, mis sa saad igal võimalikul võimalusel kuni 21, kuni selle nii-öelda teekonna lõpuni, selle 21 päevase teekonna lõpuni. Seda, ütleme nii, et see ei ole just kõige lihtsam. Et ma olen andnud oma parima, et ma tavaliselt ei küsi tšekke, aga tegelikkuses on ülivajalik võtta tšekke, et nii-öelda iseenda majandamist natukene pealt vaadata. Ma usun, et naistel tuleb see paremini välja, et poistel on suht pohhu. Aga nüüd ma olen siis hakanud nagu tšekki küsima ja siis neid niimoodi täitma. Ja eile käisin ka poes, mul läks meelest ära ja siis kui ma nagu koju kõndisin, siis mõtlesin, ei! Et nii kui sa millegile keskendud, kohe oled sa nagu, kogu su päev on kohe teistmoodi. Et soovitan seda teha. Venna käest ma sain veel hea nõuande, üks äpp on Budgify või Monify, kus saad täpselt nagu märkida oma neid igasuguseid huvitavaid, no üleüldse igasuguseid nagu tšekke ja asju. Ja vana Jaak Roosaare rikkaks saamise õpik ka väga hästi aitab nagu igasugust sellist majandusteadvust endas kasvatada ja võttes arvesse, et seda eksemplari on ostetud, see on 3. trükk ja Eestis ainult 15 000 inimest, siis me võime nagu lihtsalt sellest väga väikese rahuliku matemaatikaga tuua esile, kui palju on rumalaid inimesi Eestis. Nagu selliseid, kes lihtsalt elavad ja ei tunne nad iseennast, ei tunne nad mitte midagi. Et see on lihtsalt mõte, nagu protsentuaalselt vaadata neid asju niimoodi selliselt. Et iga asi, mida sa teed, nagu on väga hea. Tegutseme kallid inimesed. Nii, pea meeles, et oluline pole mitte ainult, et sa kirjutad, vaid ka see, kuidas sa seda kirjutad. Proovi kirjutamise ajal olla täie tähelepanuga asja juures. Luba endal ühenduda sõnadega ja märgata, kuidas sa ennast tunned. Kui kujutled, et su investeering makstakse sulle 7-kordselt tagasi. Sõnad on vägi, pisiasjad on väga tähtsad. Need aitavad meie meelel luua vihjeid, mõttest kinni hoida, seda enda omana aktsepteerida ja see reaalsusesse integreerida. Tänase päeva keskne mõte. Kirjutas loomulikult oma
märkmikku. Puhta potentsiaali seaduse kaudu saan luua mida iganes, igal ajal, igal pool. Puhta potentsiaali seaduse kaudu saan luua mida iganes, igal ajal, igal pool. Ja tänane mantra on Om Bhavan Nama. Om Bhavan Nama. Ma olen absoluutne olemasolu. Ma olen kõikide võimaluste väli. Kui oled tänase päeva ülesanded täitnud, siis palun postita siia gruppi ja loomulikult video alla. Päev 8 tehtud. Kui sulle on abiks audiomeditatsiooni eesti keele tõlge, siis siin on 8. päeva tõlkeskript, mille ma nüüd sulle ette loen ja koos sinuga meditatsiooni läbi teen. Nii. Panen siit muusika. Soovitan sul nüüd silmad kinni panna, rahulikult istuda juba, võtta see, kuidas iganes sina seda meditatsiooni hetkel teed. Ma tegin aasta aega pikali olles. Nii. Tere tulemast Chopra keskuse meditatsiooni väljakutse teisele nädalale. Sel nädalal õpid, kuidas oma ellu tõmmata suuremat küllust, rakendades seadusi minu raamatust Edu 7 vaimset seadust. Täna me keskendume esimesele seadusele, puhta potentsiaali seadusele. See seadus sätestab, et oma põhiolemuselt oled sa puhas teadvus, puhas potentsiaal ja kõikide võimaluste väli. Kui sa avastad oma tõelise olemuse ja tead, kes sa tegelikult oled, siis koged puhast olemist ja võtad ilma igasuguse hirmuta vastu mis tahes väljakutse. Selles seisundis oled sa ankrustunud piiramatu ja lõputu vaega endas, mis laseb inimestel, olukordadel ja tingimustel aidata sinu sügavaimatel soovidel täituda. Igapäevaselt tegutsedes on meil mõtteid ja arvamusi, väljendame neid sageli faktidena, mis ei peegelda meie püha olemust. Näiteks võime kuulda uudist, et hea töö on hirmutav, globaalne finantspilt on habras. Teiste sõnadega kõik ressursid pudenevad kiiresti laiali. Oluline on teada, et selliseid väiteid pole universaalne tõde. Need esindavad kollektiivset teadvust, mis projitseerib ülepaisutatud hirmutunnet ja võltsi võistlemise illusiooni. Kui meie ümber on nii palju negatiivsust, siis kuidas me avastame selle sügavaima osa iseendast? Suundudes vaikusesse oleme võimelised häälestuma iseendale ja omaks võtma sisemise teadmise, kooskõlastuma vaimuga, oma kõrgeima minaga, vaigistama 3-mõõtmelise maailma negatiivse loba ja ligi pääsema oma piiramatule väele. Siin vaikuses kogeme oma põhiolemust ja see aitab meil täita oma südame soove ja rahuldada vajadusi. Kui veedame iga päev aega vaikuses, suheldes loodusega ja tunnistades selle täiuslikku arukust, võimaldab see meil samuti ühenduda oma kõrgeima teadvusega. Veel üheks viisiks, kuidas saavutada sisemist rahu, on lasta minna vajadusel, arvustada ja anda hinnanguid inimestele ning tingimustele, hinnates neid headeks või halbadeks, õigeteks või valedeks. Kui mõistame kohut inimeste ja sündmuste üle oma elus, siis loome keerise, mis kannab meid eemale ühenduses oma kõrgeima minaga. Kui haagime end lahti arvustamise ja hinnangute andmise vajadusest, siis on meil võimalik leida koht, kus valitseb sügav vaikus. Puhta potentsiaali seaduse praktikasse rakendamiseks pühenda täna aega vaikselt looduses viibimisele. Vabasta end vajadusest, anda hinnanguid inimestele ja olukordadele. Ütle endale, täna olen hinnangute vaba
kõige suhtes, mis ilmneb. Aeg-ajalt tuleta endale meelde seda lubadust. Valmistudes mediteerimiseks, lase sõnumil puhta potentsiaali seaduse kaudu saan luua mida iganes, igal ajal, igal pool, settida oma teadvuses. Alustagem. Palun leia mugav poos. Aseta peod õrnalt enda sülle ja sulge silmad. Nüüd liigu oma tähelepanuga enda sisemisse rahupaika, kus kogeme ühendust kõrgema minaga. Lase kõikidel mõtetel minna ja hakka jälgima oma sissehingamist ja väljahingamist. Luba iga sisse- ja väljahingamisega endal üha enam lõdvestuda, tunda end mugavamalt ja tunda suuremat meelerahu. Tutvu hellalt tänase sanskriti mantraga, puhta potentsiaali seaduse jaoks. Korda seda mõtteis ja lase sel kergelt pingutusteta voolata. Om Havan Nama. Om Havan Nama. Ma olen absoluutne olemasolu. Ma olen kõikide võimaluste väli. Mil iganes sind eksitavad mõtted, kehaistingud või ümbritsevast keskkonnast kostuvad helid, too oma tähelepanu lihtsalt mantra juurde tagasi ja korda mantrat vaikselt oma peas. Om Havan Nama. Om Havan Nama. Om Havan Nama. Palun jätka oma meditatsiooniga. Ma jälgin aega ja meditatsiooni lõpus kuuled tasast kellukese helinat, mis annab märku, et on aeg mantra vabastada. Kellukese helin on märguandeks meditatsiooni algusest ja lõpust. Om Havan Nama. Om Havan Nama. Om Havan Nama. Korda lihtsalt oma peas või õrnalt tasakesi oma häälega. Om Havan Nama. Om Havan Nama. Om Havan Nama.
on aeg vabastada mantra. Palun too teadlikkus tagasi mu keha juurde. Võta hetk, et puhata. Aeglaselt sisse ja sügavalt välja hingates. Kui tunned, et oled valmis, ava tasakese silmad. Päeva jätkates hoia endas külluse tunnetust, meenutades endale tänase päeva keskset mõtet. Puhta potentsiaali seaduse kaudu saan luua mida iganes, igal ajal, igal pool. Puhta potentsiaali seaduse kaudu saan luua mida iganes, igal ajal, igal pool. Puhta potentsiaali seaduse kaudu saan luua mida iganes, igal ajal, igal pool. Suur aitäh teile minuga koos seda reisi tegemast. Kaunist päeva. Ilusat päeva. Ja tublid olete. Innustage enda gruppi ka. Kirjutage neile ja postitage iga päev see minu loodud YouTube'i video või meditatsioon ka. Sest äkki kõigile ei meeldi inglise keel, vaid meeldib rohkem eesti keel. Ma tean, et see kvaliteet just ei ole siin kõige suurem ja tuusem, aga küll ma õpin neid ka paremini tegema, nii et peace out! Hoidke sabad rõngas ja hästi ilusat päeva jätku teile. Tšau!